Meil on hea meel sellel tänasel üritusel tunnustada ka koole, kes on aastatel 19–20 kooliolümpiamänge korraldanud. Et nagu ka päris olümpiamängud olid kooliolümpiamängud väga erilised, nõudsid korraldajatelt palju rohkem vaeva, müts maha teie kõikide ees. Just äsja lõppenud kooliolümpiamängude foorumil me kuulsime, kuidas õpetajad pidid korraldama 3 avatseremooniad, et jälgida seda hajutatuse nõuet. Nii et meil on hea meel kõigepealt tutvustada, et kooliolümpiamängud on sellised mängud, mis põhinevad, kus haridus ja sport on seotud. See tähendab, et nende programm koosneb nii olümpiaharidusperioodist, millele me väga suurt rõhku paneme, kui ka koolispordipeost. Ja Eesti Olümpiaakadeemia korraldab igal aastal kooliolümpiamängude konkursse ja meie konkursile esitatakse koolide poolt töid ja parimaid konkursse siis toetame ka rahaliselt ning lõpuks tunnustame nüüd tänukirjaga. Nii et praegu siis kooliolümpiamängude korraldamise järjekorras saavad tänukirjad. Pühajärve põhikool. Narva Soldina gümnaasium saab lausa 2 tänukirja, sest nad korraldasid kooliolümpiamängud nii 19. kui 20. aastal, ainus kool, kes tegi seda siis mõlemal aastal korraga. Tartu Descartesi kool, väga uhke tseremoonia. Iisaku gümnaasium, kes tegi ka meie kooliolümpiamängude foorumil väga meeleoluka ettekande, aitäh! Kunda ühisgümnaasium, kus korraldajaks oli õpilane Mihkel Mägi, aga tänu tunnuskirja tuleb vastu võtma õpetaja Jaak Jalakas. Järvakandi kool, kes meie kooliolümpiamängude projektikonkursist osa ei võtnud, aga tegi siis oma finantseeringuga, korraldas oma kooliolümpiamängud meie nõuete järgi. Tartu Variku kool, kus olid samuti õpilased korraldajaks. Tallinna Prantsuse Lütseum. Ning viimasena, kes on siia tulnud koha peale, keda me saame käepigustusega autasustada, on Jõhvi Vene Põhikool. Vabandust, ei olegi esindaja siia jõudnud. Siis, jah, vahepeal vist oli näha, aga saab tagantjärgi siis. Et aitäh teile tähelepanu eest ja aitäh kõikidele koolidele ja loodame innustust ka edaspidiseks. Tippsportlaseks sirgumine saab kuskilt ikka alati alguse ja loodetavasti need läbiviidud kooliolümpiad annavad tõuke nii mõnegile noorele, et viia täide oma unistused ja jõuda ka olümpiamängudele.